Te kuulete väga tõsist podcasti, minu nimi on Dmitri, minuga täna stuudios on Mart Helme. Tere! Tulin just siit Rootsiga rääkimast, ei tegelikult serioga olen, ma Mart veel ei ole. Ma ei ole nii vihatud inimene Eestis täna. Veel ei ole, tead, hüppame kohe saate teemadega sisse. Mul on sulle üks tähtis küsimus, et nimelt talv on tulekul, hästi külm on väljas, varsti lumi maas on ju, tulevad jõulupedofiilid, et aeg oleks koguda talvevarusid ja serioga top 10 asja, mida üks mõistlik kuulaja, meie kuulaja peaks koju varuma. No arvestades siin, kuidas Eesti suutis kevadel näiteks maskidest ilma jääda, kuidas nad suutsid kinnastest ilma jääda, kuidas nad ei suutnud haiglaid varustada. Vaktsiinist jäid ilma. Vaktsiinid on otsas täiesti, kuhu kadus, ei tea. Varuda tuleks kõik, et meil on siin sügistormid tulemas, et kui sa just Tallinna kesklinnas ei ela, siis sa päris kindlasti kaotad elektriühenduse mingi hetk ära. Esimene asi, mida üks õige eestlane peab varuma. Nii. Kange alkohol. Absoluutselt. Viina. See on alati vaja, seda saab kasutada kütusena, kas sisemise kütusena või siis seda saab põlema panna, väga vaja. Ja meil on ka globaalne pandeemia, seega on väga vaja, et sul on käte desinfitseerimisvahend olemas ja viin sobib selleks väga hästi, kui piisavalt volle on. No isegi 40 vollisega pole päris maailma lõpetud, nüüd 100% puhtaks ei tee, aga parem ikka, kui lihtsalt veega soperdada. Sellepärast, et safety first, globaalne pandeemia ikkagi. Just. Ja teine asi kindlasti, et Erik Orgu dieet, et siis kartul. Kartul? Alati kartul. Kas kartuli... Mina olen kaks asja nüüd välja pakkunud, et mis sina arvad, Tiima? Kartul on nagu hea mõte, aga kas seal nii ei ole, et kartul kopitama läheb, et kui ma praegu juba varuma hakkan, siis jaanuariks on ju kõõga ju, või ei ole? Talvekartulit tuleb varuda või siis saab ka tegelikult ju neid kuivatatud kartuli pudrulaadseid asju kuredi varuda. Need peaks paar aastat vastu pidama. Vist ideaaltingimustes, kui sul on siuke kuiv kelder, siis arvatavasti püsib niiskes mitte nii hästi. No mina ise mõtlen, et muidugi jah, et viina tuleks kindlasti varuda, aga kolmas asi, mida mina varuks, oleks kindlasti külmrelvi ja just rõhk sõnal külmrelvad, sellepärast, et tulirelvadel on mis probleem on? Veidi keelatud või nii? Ei, ma mõtlen, hoopis kuulid saavad otsa ju, et see ei ole jätkusuutlik. Kuulid saavad otsa, see on ka muidugi, et siis kui sa oled väga sükene nilbe mees, siis sa võid ka endale musket ja püssi rohtu sebida. Siis on lihtsalt see tulejõud on natukene nõrgem. No sellega on ka see oht, et ise endal tulistad rista otsast, eks ole. aga mina varuks külmrelvi, näiteks noadi machetet, et mida nendega teha saab? Kartulit saab lõigata, riideid saab kohendada, nagu tööriist ja ka pere kaitseks, et 2020, ma arvan, serioga sa oled nõus, on olnud väga halb aasta, ta on väga katastroofiline aasta olnud. On küll, et ma ei imesta, kui siin aasta lõpus midagi tuusa veel juhtub. Et kui tulebki mingi maailmasõda, kui meil juba Aserbaidžaanis ja Armeenias juba need mõllavad, eks ole, nüüd Venemaa ja Türgi ka mängu lähevad ja seal aasialased ka natuke prikollitavad, ei ole välistatud ja aasta läheb veel rohkem perse. Seega mina ütlen, et kindlasti enesekaitse on asi, mida tuleks alati varuda. Minu 2 asja, külmrelvad ja kondoomid. Stay safe, homies. Kondoomid. Kas tavaliselt ju just suuremate selliste katastroofide aegu sündimus kasvab retsilt? Tuleb vaadata pikemat perspektiivi serioga, et kui tuleb siukene tragöödia ja just tihtipeale siis inimesed hakkavad ilma kondoomideta seksima, tuleb palju lapsi, aga me peame natuke mõtlema, et mis on kõige suurem rahaline väljaminek üldse, et kui kriis saab läbi, siis tuleb natuke kaugemale mõelda, mis on kõige suurem rahaline väljaminek perel? Perel või? Alimendid? Lapsed. Eesti puhul kahjuks alimendid tihti peale, et... No kumba mõlemad pidi on kallis lõbu, seega odavam on kondoome ette osta.